milles seisab Academy idee? Idee siis seisab selles, et me pakume koolitajatele võimaluse luua interneti live videokoolitusi, mida nad saavad edastada praktiliselt piiramatutele vaatajatele. See on siis tarkvara, mida kasutab koolitaja koolituse ajal. Siin näeb ta enda pilti, nagu on praegu minu pilt näha. Siin näeb ta siis vaatajat, kelle ta on valinud, kelle vestluspartneriks. Ja siis siin ta saab juhtida, keda, millal näidatakse. Mis tähendab seda siis, et koolitaja ei pea enam kodust välja tulema, peseb hambad puhtaks, läheb arvuti ette ja juba 100 inimest teda kuulab mõne hetkel. Just täpselt. Ja lisaks ta saab veel suhelda nendega. Ta saab kutsuda vaatajad ükshaaval enda kõrvale, rääkida nendega, vastata küsimustele ja kogu vaatajaskond näeb seda vestlust. Skype on Eestis ammu leiutatud ja väga populaarne. Mille poolest erineb Skype'ist? Skype'ist erinebki ta selle poolest, et praktiliselt vaatajate arv on piiramatu. Et Skype'il on seal väga konkreetsed piirangud. Skype on mõeldud ikkagi multivideokõne jaoks, aga meie teeme seda, mis võimaldab siis esineda väga suurele publikule. Otseselt me ei hakkagi konkureerima tegelikult reaalsete koolitustega, vaid pigem ongi see nagu lisafunktsioon nendele. Ehk siis füüsiliste koolituste juures ei saa inimesed käia pidevalt. Nad on tihtipeale kaugel või nad on kallid. Või siis lihtsalt on vaja värskendada seda, mis just 2 kuud tagasi koolitusel kuuldud asja, mida nad kuulsid. Ehk siis see annabki võimaluse lihtsasti, odavalt, kiiresti saada mõnevõrra küll lahjem, aga siiski oluliselt parem kui näiteks teksti või raamatu info. Kes selle kasutajad võiksid olla? Meie sihtgrupp eelkõige on enesearengu koolitajad. Rohkem spirituaalsed, vähem spirituaalsed, motivatsioonikõnelejad, erinevad sellised koolitajad, kellel on väga tähtis just see, et vaataja näeks, kuidas nad oma seda sõnumit esitlevad ja et see emotsioon seeläbi tuleks nagu paremini esile. Aga Vaiko, kui sa lubaksid seda uut süsteemi kasutada, siis me võtame ühendust Tartuga ja räägime teile ühest ideest, mis Tartus sündinuna on jõudnud samuti ajujahi finaali. Richard, sinu õla taga on paat, mis kannab nimetust Dolphin. Mille poolest see kõikidest teistest maailma paatidest erineb? Dolphin on samaaegselt purjekas, kaater ja aerupaat. Ja selliseid sarnaseid teisi maailmas loodud ei ole? Ei ole loodud selliseid mitmeotstarbelisi paate, mis samal ajal oleks uppumatu, purunematu, lihtsasti käsitletav ja eelteadmisi mitte nõudev tema juhi poolt. Aga 7 jalga vett Dolphini põhja alla. Edu teile! Aitäh ja edu ka teile! Tegemist on meie loodud uudse paadi kontseptsiooniga, mis võimaldab samal ajal ühe paadiga purjetada, teda kaatrina kasutada ja ka aerupaadina kasutada. Et lisaks oleme ta disaininud selliselt, et ta on lihtsasti käsitletav tänu erinevatele funktsionaalsetele vidinatele, mis me oleme siia külge aretanud. Et mast käib sinna ette, mast käib teleskoobina püsti ja saab teda üles-alla panna üksinda ja tema niisama hoiustamiseks on paadi külgede peal vutlarid. Et ühel pool on siis masti jaoks vutlar ja teisel pool on täpselt samasugune vutlar aerude jaoks. Paati juhul, kui vesi tuleb sisse, on näiteks ise tühjenev, see on nende veerennide tõttu, mis seal taga või külgedes on. Ja taga on siis see ahtripeegli plank, mida siis ühtepidi teistpidi tõstes on ta siis kas purjekal tüüri jaoks või siis kaatri jaoks, kaatrilmootori jaoks. Et siin on näha ka, et siin on hetkel küll kole, aga siiski on tal olemas juba mootori kronstein. Ja ta on selliselt valmistatud, et põhjal ja tekil on piisavalt suur vahe sees, et see vahuga täidetult ei lase vett sisse ja ei lähe põhja. Ehk siis ta on nagu uppumatu paat samal ajal. Ja pikas perspektiivis on plaanis hakata teda tootma üleüldse termoplastist, kuigi nüüd uue aasta algusest alustame siis klaasplastist paadi tootmist.